Ja nüüd kuulame siin samas ilusa valge diivani peal üle 2000 aastal Türi gümnaasiumi lõpetanud Kadri. Sa ütlesid, et kõige olulisem aasta, kui seda kooli lõpetad, oli 2000. Miks selline statement? See jääb hästi meelde. Kunagi ei unusta ära. Aga õppima tulid siia 89. No ajad ju muutusid täpselt sel ajal, kui sa koolis käisid. Oli seda maailma muutumist siin kooliseinte vahel tunda ka või? 89-91 aasta vahetust, et ju ma olin nii väike, et seda ma ei mäleta. Et ma mäletan pigem seda, mis näitas toonane Eesti riigitelevisioon. Ma mäletan, mis tänaval toimus. Ma pigem mäletan Balti ketti. Sellised mälupildid on. Et kooliseinad olid, kool nagu kool ikka ja siis kui 2000 tulid välja, saad uus maailm on vahepeal sündinud. Toona räägiti palju maailma lõpust, võimalikust maailma lõpust, mäletad? Et pigem ootasid kõik maailma lõppu. Ja need vaesekest, kes pidid sel aastal lõpetama, pidid siis koos maailmaga niimoodi lõpetama. Kooliajast, mis sul meelde jäi? Kuidas Türi gümnaasiumis õppimine käis? Kas tuli kõvasti spikerdada, et lõpuni vedada? Või oli vaja tunda mõnda õpetajat, kes siis kostis sinu eest õpetajate toas? Või kuidas see käis? On see mingid trikid, kuidas siin koolis ellu jääda? Ma arvan, et toona jäi koolis üsna hästi ellu. Lemmikainetes ju inimene ei spikerda, eks ole. Ja need olid? Minu jaoks eesti keel, kirjandus ja ajalugu. Ja nii saigi sinust ajakirjaks, sest kui need on lemmikainet, siis tavaliselt minnakse Tartu Ülikooli ja räägitakse Marju Lauristinile auk pähe eksamitel ja saadakse sinna õppima, nii või? Või minnakse juurat õppima. Sina läksid juurat õppima? Mina läksin ajalugu õppima Tallinnasse. Ja minust tuli lõpuks õpetaja, aga elu on läinud niimoodi, et pole päevagi õpetajana töötanud. Miks hakkas ka sinust õpetaja saama? Ma olen siin täna päeva jooksul usutlenud õpetajaid ja need olid paljud inimesed, kellel väga meeldis koolis käia ja kui sai kool läbi, siis nad tahtsid ikka kooli tulla ja niimoodi said neist õpetajad, aga sinust? Minul see pedagoogika poole tegelikult ei meeldinud, sellepärast, et minu ema on õpetaja ja ma täpselt nägin kodus, mis toimub, kui palju peab vihikuid parandama ja kui palju peab pärast tunde veel õpetaja tööd tegema. Aga mind köitis ajaloo pool. Minust tuli ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Tallinnast. Toonasest Tallinna pedagoogika ülikool oli ta nimi veel. Aga õpetajana tööle ei läinud, läksid ajakirjanikuks, nagu ma mäletan. Täpselt nii. Ja juba kooli ajal. Juba kooli ajal. Kooli ajal ma tean, et Sven pidas siin raadiot ja selle vilju me siin täna kõik naudime. Raadio asemel on küll natuke rohkem baar, aga siiski. Siis kooli ajal tehti ajalehte ka järelikult. Vaat mina ei mäleta, sest mina ei osalenud selles. Kuhu sina siis kirjutasid päevalehte või? Mina mängisin mälumängu kooli ajal. Aga kuidas sai sust juba kooli ajal ajakirjanik? Ma mäletan lapse ajakirjanikke, aga need olid hoopis teiste nimedega. Need olid teiste nimedega ja mina alustasin... mul tuli meelde praegu. Minu esimene suurem tähelend oli selline uudisteportaal, internetiportaal nagu Mega. See oli minu meelest, kas hiljem liideti Delfiga vist. Ja see oli Ekspressi oma, või Ekspress Grupi oma. Ja ma hakkasin siin arvamusartikleid kirjutama. Ise olid veel koolilaps? Jah, ma olin keskkoolis või 11. või 12. klass. Ja ma mäletan, et Urmo Soonvald, praegu on Eesti Päevalehe Delfi peatoimetaja, oli toona äkki Megaga seotud ja sealt oli jäänud minu nimi talle silma. Ja siis, kui ma olin juba ülikoolis, siis läksin küsisin Soonvaldilt tööd, suvereporteri tööd ja alustasin. Ja edasine on ajalugu. Tulles sinna kaugemasse ajalugu, kui sa kooli ajal siin kirjutasid Megasse arvamusloo. Kas koolikaaslased üldse said aru, kui kõva tegija sa oled? Ei usu. Koolis see info ei levin. Aga ma arvan, et ma ei pidanud ennast ka väga kõvaks tegijaks toona. Et sa avaldasid selle vale nime all? Ei, täiesti oma nime all. Ma arvan, see on isegi välja googeldatav jätkuvalt. Siis kõik, kes vaatavad seda intervjuud praegu, googeldavad Kadri Paas, googeldage Kadri Paas, Mega, mis artikkel oli. Ise nüüd mäletad veel, millest sa siis tookord kirjutasid koolis sellise abitüriendi vaevadest või millestki asjalikumast? Ikka millestki asjalikumast. Ma mäletan, et see võis olla mingisugune jalgpalli MM-i aeg, 90. lõpp, 98-9. Ja ma kirjutasin, ja see oli Portugalis äkki toimus. Ja ma kirjutasin jalgpalli MM-ist. Aga mida ma kirjutasin, seda ma ise ei mäletanud. Mina olen seda MM isegi telekast vaadanud, aga ma ei mäleta, kas seal tõesti Saksamaa võitis või?
Ei mäleta, aga mäletan, et see oli Portugalis. Kui nüüd võtta nii, et sa 2000 lõpetasid, siis tegelikult pole siin midagi imestada, et 19 aastat hiljem enamiku asjadest ei mäleta. Kogu sellest Türi gümnaasiumist, kui sa iseloomustaks seda 1, 2, 3 sõnaga, mis tunne see on siin koolis käia või mis tunne see oli siin koolis käia? Minu jaoks väga kodune koht. Ma koolist elan paarisaja meetri kaugusel. Jätkuvalt on vanemate kodu siin. Käisin, vaatasin selle nii-öelda vana ja uue maja üle, see kool on kaheosaline nii-öelda või üks hoone on ehitatud 1924 kooliks, väga ilus hoone. Ja teine on siis siin 70-ndate ehitis või 60-ndate ehitis, et selliseid on Eestis palju. Kuigi see lammutatakse maha, siis neid samasuguseid projekte on üle Eesti laiali. No mujale samasugusesse lähed ei ole ju sama tunne kui siin. No sama tunne ei ole, klassid vaatasin üle praegu, oli meeles, kus miski toimus, kus 2 sain, kus 5 sain. Mis rohkem meelde jäi 2 või 5 kooli ajast? Tead, see sõltus ainest ja see sõltus õpetajast. Ärme siis pinni, kui siin ei tule nii konkreetselt kellegi peale näpuga näitamist praegu lagedal ajakirjanikuna, ma ikka tahaks teada. No vot, kooli ajast sa siis mäletad, et oli kodune. Sa ei ole ainus, kes seda sõna siin ütleb. Ilmselt see ongi see, mis teeb Türi gümnaasiumist Türi gümnaasiumi. Kadri Paas oli meie vestluskaaslane. Ja nüüd kuulame siin samas ilusa valge diivani peal üle 2000 aastal Türi gümnaasiumi lõpetanud Kadri. Sa ütlesid, et kõige olulisem aasta, kui seda kooli lõpetad, oli 2000. Miks selline statement? See jääb hästi meelde. Ei kunagi ei unusta ära. Aga õppima tulid siia 89. No ajad ju muutusid täpselt sel ajal, kui sa koolis käisid. Oli seda maailma muutumist siin kooliseinte vahel tunda ka või? 89-91 aasta vahetust, et ju ma olin nii väike, et seda ma ei mäleta. Et ma mäletan pigem seda, mis näitas toonane Eesti riigitelevisioon. Ma mäletan, mis tänaval toimus. Ma pigem mäletan Balti ketti. Sellised mälupildid on. Et kooliseinad olid, kool nagu kool ikka ja siis kui 2000 tulid välja, saad uus maailm on vahepeal sündinud. Toona räägiti palju maailma lõpust, võimalikust maailma lõpust, mäletad? Et pigem ootasid kõik maailma lõppu. Ja need vaesekest, kes pidid sel aastal lõpetama, pidid siis koos maailmaga niimoodi lõpetama. Kooliajast, no mis sul meelde jäi? Kuidas Türi gümnaasiumis õppimine käis? Kas tuli kõvasti spikerdada, et lõpuni vedada? Või oli vaja tunda mõnda õpetajat, kes siis kostis sinu eest õpetajate toas? Või kuidas see käis? On see mingid trikid, kuidas siin koolis ellu jääda? Ma arvan, et toona jäi koolis üsna hästi ellu. Lemmikainetes ju inimene ei spikerda, eks ole. Ja need olid? No minu jaoks eesti keel, kirjandus ja ajalugu. Ja nii saigi sinust ajakirjaks, sest kui need on lemmikainet, siis tavaliselt minnakse Tartu Ülikooli ja räägitakse Marju Lauristinile auk pähe eksamitel ja saadakse sinna õppima, nii või? Või minnakse juurat õppima. Sina läksid juurat õppima? Mina läksin ajalugu õppima Tallinnasse. Ja minust tuli lõpuks õpetaja, aga elu on läinud niimoodi, et pole päevagi õpetajana töötanud. Miks hakkas ka sinust õpetaja saama? Ma olen siin täna päeva jooksul usutlenud õpetajaid ja need olid paljud inimesed, kellel väga meeldis koolis käia ja kui sai kool läbi, siis nad tahtsid ikka kooli tulla ja niimoodi said neist õpetajad, aga sinust? Minul see pedagoogika poole tegelikult ei meeldinud, sellepärast, et minu ema on õpetaja ja ma täpselt nägin kodus, mis toimub, kui palju peab vihikuid parandama ja kui palju peab pärast tunde veel õpetaja tööd tegema. Aga mind köitis ajaloo pool. Minust tuli ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Tallinnast. Toonasest Tallinna pedagoogikaülikool oli ta nimi veel. Aga õpetajana tööle ei läinud, läksid ajakirjanikuks, nagu ma mäletan. Täpselt nii. Ja juba kooli ajal. Juba kooli ajal. Kooli ajal ma tean, et Sven pidas siin raadiot ja selle vilju me siin täna kõik naudime. Raadio asemel on küll natuke rohkem baar, aga siiski. Siis kooli ajal tehti ajalehte ka järelikult. Vaat mina ei mäleta, sest mina ei osalenud selles. Kuhu sina siis kirjutasid päevalehte või? Mina mängisin mälumängu kooli ajal. Aga kuidas sai sust juba kooli ajal ajakirjanik? Ma mäletan lapsajakirjanikke, aga need olid hoopis teiste nimedega. Need olid teiste nimedega ja mina alustasin, mul tuli meelde praegu, minu esimene
suurem tähelend oli selline uudisteportaal, internetiportaal nagu Mega. See oli minu meelest, kas hiljem liideti Delfiga vist. Ja see oli Ekspressi oma, või Ekspress Grupi oma. Ja ma hakkasin siin arvamusartikleid kirjutama. Ise olid veel koolilaps? Jah, ma olin keskkoolis või 11. või 12. klass. Ja ma mäletan, et Urmo Soonvald, praegune Eesti Päevalehe Delfi peatoimetaja, oli toona äkki Megaga seotud ja sealt oli jäänud minu nimi talle silma. Ja siis, kui ma olin juba ülikoolis, siis läksin, küsisin Soonvaldilt tööd, suvereporteri tööd ja alustasin. Ja edasine on ajalugu. Tulles sinna kaugemasse ajalugu, kui sa kooli ajal siin kirjutasid Megasse arvamusloo. Kas koolikaaslased üldse said aru, kui kõva tegija sa oled? Ei usu. Koolis see info ei levin. Aga ma arvan, et ma ei pidanud ennast ka väga kõvaks tegijaks toona. Et sa avaldasid selle vale nime all? Ei, täiesti oma nime all. Ma arvan, see on isegi välja guugeldatav jätkuvalt. Siis kõik, kes vaatavad seda intervjuud praegu, guugeldavad Kadri Paas, guugeldage Kadri Paas, Mega, mis artikkel oli. Ise nüüd mäletad veel, millest sa siis tookord kirjutasid koolis sellise abituriendi vaevadest või millestki asjalikumast? Ikka millestki asjalikumast. Ma mäletan, et see võis olla mingisugune jalgpalli MM-i aeg, 90. lõpp, 98-9. Ja ma kirjutasin, ja see oli Portugalis äkki toimus. Ja ma kirjutasin jalgpalli MM-ist. Aga mida ma kirjutasin, seda ma ise ei mäletanud. Mina olen seda MM isegi telekast vaadanud, aga ma ei mäleta, kas seal tõesti Saksamaa võitis või? Ei mäleta, aga mäletan, et see oli Portugalis. Kui nüüd võtta nii, et sa 2000 lõpetasid, siis tegelikult pole siin midagi imestada, et 19 aastat hiljem enamiku asjadest ei mäleta. Kogu sellest Türi gümnaasiumist, kui sa iseloomustaks seda 1, 2, 3 sõnaga, mis tunne see on siin koolis käia või mis tunne see oli siin koolis käia? Minu jaoks väga kodune koht. Ma koolist elan paarisaja meetri kaugusel. Jätkuvalt on vanemate kodu siin. Käisin, vaatasin selle nii-öelda vana ja uue maja üle. See kool on kaheosaline nii-öelda või üks hoone on ehitatud 1924 kooliks, väga ilus hoone. Ja teine on siis siin 70-ndate ehitis või 60-ndate ehitis, et selliseid on Eestis palju. Kuigi see lammutatakse maha, siis neid samasuguseid projekte on üle Eesti laiali. No mujale samasugusesse lähed ei ole ju sama tunne kui siin. No sama tunne ei ole, klassid vaatasin üle praegu, oli meeles, kus miski toimus, kus 2 sain, kus 5 sain. Mis rohkem meelde jäi 2 või 5 kooli ajast? Tead, see sõltus ainest ja see sõltus õpetajast. Ärme siis pinni, kui siin ei tule nii konkreetselt kellegi peale näpuga näitamist praegu lagedal ajakirjanikuna, ma ikka tahaks teada. No vot, kooli ajast sa siis mäletad, et oli kodune. Sa ei ole ainus, kes seda sõna siin ütleb. Ilmselt see ongi see, mis teeb Türi gümnaasiumist Türi gümnaasiumi. Kadri Paas oli meie vestluskaaslane.